kuulsin uudistest, et Kreeka-Rooma maadleja Heiki Nabi jäi dopinguga vahele. Mõtlesin, vähemalt ei olnud Eesti maadleja. Ja kui see ei meeldinud, siis järgmised 45 minutit, oh no. Ja tegelikult enne, kui ma hakkan siin mingit nalja tegema, ma pean midagi väga piinlikku üles tunnistama. Ja läksin juba paar aastat tagasi oma eksist lahku. Ja ma ei olnud 1,5 aastat rääkinud temaga, ei teadnud temast mitte midagi, ei olnud suhelnud, teadnud, kas ta elab Eestis isegi. Ja ühel päeval ma lihtsalt tundsin metsikut, kohutavat kirge oma eksiga seksida. Nüüd hea kristlasena ma tean, et see ei ole õige tunne, tuleb lihtsalt oodata, kuni see mööda läheb. Aga ootasin, kaua ma ootasin. Lõppude lõpuks ei ole isegi vahet, kui kaua ma ootasin. Aga 45 minuti pärast see tunne oli ikka alles. Ja ma sain aru, et seekord on saatan minust võitu saanud. Ja mul ei jää mitte midagi muud üle, kui kirjutada oma eksile. Siis ma kirjutasin eksile. Külla tahad tulla. 1,5 aastat on suhelnud, ühtegi sõna vahetanud. Eks vastas, mis kell. Ja teate, vaata öeldakse, eks ole, et eksidega ei peaks seksima sellepärast, et teie teed on juba lahku läinud. Ja siis kui sa oma eksiga uuesti seksid, siis on justkui nagu tagasi minek, sest te ei peaks ilmselgelt koos olema. Ja siis, vaata selle kohta on mingisugune ütlus ka, et nagu eksiga seksimine on vale valik oma seksuaalpartneri tegemisel, kui sa tahad nagu positiivset tulemust saada. Mingi siuke ütlus, eks ole. Kõik noored kasutavad. Aga tegelikult see asi on palju hullem. Vaata, arvatakse, et selle jaoks, et oma eksiga seksida, siis sina pead alandama ennast sellesse kohta, kus sa seksid kellegagi, kes on sinu eks, kellest sa oled lahku läinud. Tegelikult see on palju hullem. Sellepärast, et selle jaoks, et sina saaksid alandada ennast sinna kohta, et seksid oma eksiga, siis sinu eks peab alandama ennast sellesse kohta, kus tema seksib oma eksiga. Ehk siis sina tegelikult ei alanda mitte ennast sinna, et sa seksid oma eksiga, vaid sa alandad ennast sinna kohta, kus sa seksid kellega, kes on alandanud ennast sinna kohta, et ta on nõus oma eksiga seksima. Ja siis see läheb sealt aina sügavamale ja sügavamale edasi. Aga sellepärast ongi põrsastel mudas nii mõnus koos. Ühesõnaga ta siis tuli külla mulle ja veetsime väga kirgliku ja mõnusa öö. Mitte ühtegi sõna oma vahel ei vahetanud. Hommikul ta lahkus ja umbes kell 1 päeval saadab ta mulle sõnumi. Esimene suhtlus pärast 1,5 aastat. Ta kirjutab. Kui oled investeerimise peale mõelnud, siis soovitan Enefit Greeni. Punkt. Ja see osa nüüd, mis sellest piinlik on, mida ma tahtsin teile tunnistada, enne kui me pihta hakkame, on see, et kuna see öö oli nii kirglik, nii ilus, siis pärast seda ööd mina enam meesterahvana ei ole võimeline saama täielikku seksuaalset naudingut, kui ma pärast naisterahvalt investeerimisnõu ei saa. Ja see on väga piinlik asi, mida küsida. Vaata, eriti kui sul mingi ühe öö suhe on, nagu mingi hetkel, palun soovita mulle mingit aktsiat või midagi. Ja siis keegi soovitab sulle mingit krüptot ja sa oled mingi, ei, see ei ole see, ma tahan mingit maavara või mingit energiaallikat, ma tahan midagi, mis on päris. Ega ma ei hakka teile rääkima, kui mitu korda ma pärast seda seksinud olen. Aga ütleme nii, et mul aktsiaportfellis on Tallink ja Matsimoko lihatööstus veel. Jep. Aga jah, ei palju prominentseid suhteid on üldse viimase paari aasta jooksul lahku läinud. Lugesin ühte uudist jälle väga kuulsast paarist olid lahku läinud ja vaatasin uudisel oli üle 200 kommentaari. Kohe hakkan lugema, mulle meeldib draama. Pooled kommentaarid süüdistavad meest. Sitt mees jättis naise ja lapsed niimoodi maha. Hea mees niimoodi ei teeks. Teised pooled kommentaarid süüdistavad naist. Hea naise juurest mees ei oleks ära läinud. Küllap pidi nõme naine olema, et mees niimoodi tegi. Üks perspektiiv, mida mitte keegi välja ei toonud. Kõik süüdistavad meest, kõik süüdistavad naist. Üks perspektiiv, mida mitte keegi välja ei toonud, on see, et äkki on lapsed süüdi. Mida nad veel varjavad meie eest. Aga jaa, palju prominentseid suhteid lahku läinud. See, millest mul kõige rohkem kahju oli hinna ja kvaliteedi suhe.
see lõi otse siia. nii pikka aega, kas nad on koos, kas nad on lahus, mis nende vahel toimub, kas nad on lihtsalt sõbrad. ja siis sellel hetkel, kus nad päriselt lahku läksid, kõik said aru, et no ei, nad valetasid iseendale ka juba aastaid. jaa, aga no ütleme niimoodi, et mul on hinnal silm peal. Kvaliteet kolis Eestis ära muuseas. Sinna ei ole midagi parata. ma ei tea, kas teil on ka niimoodi, ma eeldan, et on. Tundute siin kõik siuksed uudistesõbrad. Et kui te raadiost uudiseid kuulete, siis te mõtlete, et nagu mingi come on, jõudke lihtsalt palun juba ilma teateni. Ja siis kui tuleb ilma teade, siis nagu kuule, mis asja sa räägid, mingi temperatuur, mingid kraadid, tuulesuund. Palun ütle mulle lihtsalt, mitu millimeetrit elavhõbeda sammast õues on. Ma tahan aru saada, mis nagu päriselt õues toimub. Sa räägid mulle päike ja 12 kraadi, mida see tähendab. Ma tahan teada, kuidas ma riidesse panen. Sa ütled mulle 32,3 millimeetrit elavhõbeda sammast, siis ma mingi selge, et vai, kummikud ja müts. Asi on nagu paigas. Kui te olete siuksed ilmateate fännid nagu mina, siis te kindlasti ka teate, et Eestis on ilmateadustajatel oma hierarhia, millel on 3 astet. Kõige madalamal astmel on lihtsalt ilmateadustaja, uudisteankur, toimetaja. Tema ei ütle teile millimeetrit elavhõbeda sammast. Miks? Tal ei ole haridust. Tema suust see kõlab lihtsalt nagu mingid suvalised sõnad, vaata, see on nagu mingi, mida see tähendab. Millimeetrit elavhõbeda sammast võib teile öelda ainult synoptik. Tal on kõrgharidus. Synoptik ütleb teile 32,3 millimeetrit elavhõbeda sammast, sa vaatad õue, sa näed neid elavhõbeda sambaid reaalselt seal. Aga on keegi synoptikust veel tähtsam, veel olulisem, veel suurem. See keegi on meteoroloog. Sest meteoroloog on ainukene, kes ütleb teile 32,3 millimeetrit elavhõbeda sammast või 1749 hektopaskalit. Fuck yeah! Nüüd ma saan nagu päris täpselt aru, mis õues toimub. Ma vaatasin hommikul välja ja ma ütlesin, seal on kuskil 800 ja 3000 hektopaskali vahel. Aga nagu täpselt 1749, nüüd ma tean. Keep ja speedod. Let's go! Minu ainuke küsimus on see, et miks meil on üldse mingid muud mõõtühikud peale hektopaskalit. See on üks normaalne asi, mis aitab sul maailmast aru saada. Minu unistus on see, et ühel päeval kilod, sentimeetrid, liitrid, need kõik on kadunud. Meil on kõige asemel hektopaskalid. Te ütlete, ma näen, te ütlete, Aleksander, sa oled liiga ambitsioonikas. Ei, ma ei ole ainult mõtleja, ma olen tegudemees ka. Ma töötan praegu välja oma enda äppi. Selle nimi on Hectopascalify. Sa paned sinna ükskõik mille sisse, see teeb kõigest sulle, hektopaskalid. Täpselt nii. Ja minu unistus, kui ma elan piisavalt kaua, on see, et ühel päeval iga mees ja naine siin ruumis, iga laps, iga puu on hektopaskal. Te ütlete mulle, sa unistad liiga suurelt. Ma ütlen teile, te olete 4 hektopaskalit. Boom. Aga ei, mul on uus hobi ka. Jah. Te vaatasite siukse nagu raudselt sulle uut hobi, mida pekki sellel on kindlasti uut hobi, on küll. Ja ma räägin teile sellest. Muus hobi on selline, et ma panen Facebookis üritustele huvitatud. Ja siis ma lähen sinna ürituse aia taha ja nagu tere, mis teil seal toimub? Teil tundub nii lõbus seal olevat. Mis teete seal? Mis üritus see on? Ei, ma ei hakka sisse tulema, ma olen lihtsalt huvitatud. Ja meil on oma Facebooki grupp ka, selle nimi on huvitatud. Iga uus liituja saab tasuta ajutise profiilipildi ümbrise, kus peal on kirjas, me usume Andrus Veerpalu. See oli ainuke, mis alles oli, ma ei tea. Käisin hiljuti loomapoes. Ütlesin, et palun andke mulle midagi, mis mulle mu surnud koera meenutab. Nüüd mul on papagoi, kes iga päev ütleb, jõu, sa oma surnud koera mäletad või? Okei. Ma kuulsin hiljuti kõige eestlaslikumat väljendit, mis eesti keeles eksisteerib. See väljend oli tohoh.
mis tegi selle veel eestlaslikumaks, oli see kontekst, kus ma seda kuulsin. Keskealine paar kohviku järjekorras. Teenindaja. Tere, mida teile? Palume teed. Millist teed? Musta teed. Millist musta teed te soovite? Meil on 2 musta teed. Tohoh. Thanks. Nüüd normaalse heteroseksuaalse meesterahvana. Mina ka ikka käin ilumaailmas kollageeni ostmas. Ja ühel päeval olen siis ilumaailmas, valin oma heteroseksuaalset kollageeni. Ja ühe kollageeni paki peal on kleeps. Saaremaa toode. Ja kleepsu all on kiri. Toode ei pärine Saaremaalt. Rohkem informatsiooni kuskil ei olnud. Schrödingeri kollageen on Saaremaalt ja ei ole Saaremaalt. Mitte keegi ei tea. Nägin silmaarstide reklaami. Seal oli kirjas, kontrolli oma nägemist vähemalt kord aastas. Ma mõtlesin, kes ei kontrolli oma nägemist iga päev? Kes jalutab ringi niimoodi, et nagu mingi, ma ei tea, võib-olla nagu mingi silmasi on. Ma siiamaani hakkama saama selle edespiga hakkama, võib-olla järgmine aasta kontrollima. Miks hoopis sina oma nägemist ei kontrolli, jah? Okei, ma usaldan arste ja kontrolli oma nägemist kord aastas, davai, helistan parimale sõbrale, küsin, kas sa näed mind, ta ütleb, ei näe. Kontrollitud. Inimesed ütlevad, et jälitage oma unistusi. Mina enda omasid jälitasin nii kaua, kuni nad lähenemiskeelu võtsid. Eeva ja Annika, fuck. 2 tükki raisk. Ikka pääsevad. Vaatasime naistepäeval sõbraga veebipoodidest parimaid pakkumisi. Arvuti on kellelgi või? Boom, lahe. Selle asja nimi, by the way, on crowdwork. On see, et nagu mingi, oh my god, kuidas ta suhtleb publikuga nii hästi. Kuidas ma teadsin, et tal ei ole arvutit? Amazing. Mul on arvuti. Jah. Päris lahe, eks ole, jah. Ei, mul on arvuti ja see arvuti üks programm, mida ma kasutan peaaegu igapäevaselt. Iga päev, kui ma seda kasutan, alates kevadest, on kokku jooksnud ja siis selle peale arvuti saadab mulle teavituse, mis ütleb the program has quit unexpectedly. Ja nüüd pärast 2 nädalat I expected it. Et kui arvutid on nii intelligentsed, nagu räägitakse, siis kui mitu korda peab üks ja seesama programm iga päev kokku jooksma, et arvuti ütleks mulle the program has quit just as expected. Sest minu jaoks oli päris ammu juba. See järgmine nali nüüd ka tavaliselt mitte kellelegi ei meeldi. Aga mul üks töökaaslane, kes arvab, et on nutikas, ütles, et mina ütlen nii, et ükski asi ei ole intelligentne, kui ma sellele kohvi peale valan ja see enam ei tööta. Ja siis ma valasin talle keevat kohvisilma ja ta enam ei tööta. On morbiidne natukene, ma tean, ja sellepärast see ei meeldigi kellelegi. Spotify on kellelgi? Ka ei ole, yes, jälle crowdwork number 2. Kui mul sellega sama hästi edasi läheb, siis ma teen paar tükki veel pärast. Mul on ka Spotify ja Spotify on töötanud. Ja nüüd paar kuud tagasi Spotify päevapealt otsustas, et ta muudab ennast inglisekeelsest Spotify'st eestikeelseks Spotify'ks. Täiesti okei. Aga vaata, Spotify teeb sulle neid igapäevaseid playlist'e.
mille nimi on Daily Mix. Sinu meeldinud siis muusika põhjal. Ja millegipärast Spotify otsustas, et ta muudab ingliskeelse miksi eestikeelseks miksiks. K ja S-iga. Ehk siis nüüd Spotify igapäeviselt küsitleb kõike, mis ma teen. Mõnus hommik, miks? Road trip sõpradega, miks? Liis Lemsalu, miks? Ja võib-olla te ei arva samamoodi, mis siis nagu minu mõtted lihtsalt. Okei, positiivsed uudised ka. Haigekassa muudeti tervisekassaks. Ma olen 2 käega poolt. Täiega hea. Minu küsimus, miks me peatume seal? Oleme veel positiivsemad. Miks me ütleme eesti keeles nii ebalevalt tervist? Hakkame ütlema tere kindlasti. Miks meil on politsei, kui meil võiks olla politsia? Miks meil on kiirabi, kui meil võiks olla kiira hetero? Come on! Miks meil on tuletõrje, kui meil võiks olla tuletõrje fuck yeah! Aitäh 2 inimesele, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja miks meil on Vallavaan M, kui meil võiks olla Vallavaan M, T, M, A. Hello, sinu poolt ma hääletaksin. Okei, ainukene narkar, fuck it, enda süü, ise tegin, ise mõtlesin välja, lollakas. Ei, davai. Saab hakkama kuidagi, tee terviseks. Aitäh 3 inimesele, kes plaksutavad kaasa alkoholismile. Oh yeah, plaksutused olid aeglased, suht energiatud, nagu alkohoolikutest oodata. Midagi sealt natukene nagu tuli, kuidagi midagi kätest käis. Okei, alkohoolikud, tore, et jõudsite. Ma ei süüdista teid selles energiavähesuses. See ei ole teie süü. See on Putini süü. Come on, Putin ei ole millestki teie. Stop it. Aitäh. Okei, 8 aastat tagasi ma töötasin ühes bistroos. Nüüd vahet ei ole, mis bistroo see oli. Vahet ei ole, mis selle nimi oli, vahet ei ole, kellele see kuulus. Aga see oli bistroo Kukeke, kuulus Anni Arrole, telliski 57. Ja 8 aastat tagasi, 2014 aasta suvi, mina töötan seal ja terrassi peal üks meesterahvas tellib steiki. Pole mingi probleem. Ma lähen kassamasina juurde, löön steigi sisse, 12 minutit läheb mööda, steik saab valmis. Mina viin meesterahvale steiki, asetan steigi lauale. Selle peale meesterahvas ütleb, ma kujutasin ette, et see on hästi natukene suurem. Ja ma lihtsalt olin sunnitud talle ütlema, et sa kujutasid valesti. Ja ma läksin oma päevaga edasi, just kui ei oleks mitte midagi juhtunud. Aga tegelikult kõik oli muutunud. Sellepärast, et 8 aastat pärast seda, kui see juhtus, nädalas vähemalt korra ma mõtlen, kuidas on kellelgi nii täpne vaimusilm, et ta näeb menüüs steiki. Ta tellib selle steigi ja sellel hetkel tema vaimusilmas kerkib esile üks steik. Aga mitte lihtsalt mingi suvaline steik. Mitte mingi umbmäärane steik. Vaid ühe väga spetsiifilise suurusega steik. 12 minutit läheb mööda. Mina toon talle lauale selle steigi, mille tema tegelikult tellis. Ja ta võrdleb seda selle steigiga, mis tema peas on. Ja ta näeb seda, et see ei ole mitte poole väiksem. See ei ole palju väiksem, vaid see on hästi natukene väiksem kui see, mida tema oma peas ette kujutas. Ja ma lihtsalt tahan aru saada, kuidas. Kas sealt oli mingi tükk puudu, kas oli natukene õhem, kust kohast see oli päriselt väiksem. Kas on äkki võimalik see, et tegelikult ma tõin talle täpselt sama suure steigi, nagu tema tellis. Aga tema kujutas ette lihtsalt väiksemat taldrikut ja talle tundus tema steik tema peas lihtsalt suurem. Vaata, ma ei tea,
kas ta käib igal pool niimoodi? Kas ma ei olnud esimene bistroo, kuhu ta niimoodi sattus? Eelmisel päeval oli F-hoones, palun mulle kanapasta. 8 minutit läheb mööda. 2 makaroni vähe raisk. Kas ta on terve elu seda teinud? Kas tema suur unistus on ükskord toidu suurus õigesti ära arvata? Mis ta teeb sellel hetkel, kui ta lõpuks täppi läheb? Palun mul omlett 3 munaga. Mis omlett tuuakse? Oh my god. Lõpuks ometi. Ma saan naise ja laste juurde tagasi. Kõik ütlesid, et ma olen liiga ambitsioonikas. Aga vaadake mind nüüd. Siin on täpselt 3 muna, nagu ma kujutasin ette. Vaata, ma ei tea, aga lihtsalt aasta aega olen ma varsti seda nalja rääkinud. Ja ma lihtsalt loodan seda, et ühel päeval, kui ma seda nalja räägin, kuskil tagareas tõuseb püsti üks mees ja ütleb, hei, ka mina olen sind otsinud. Las ma räägin sulle, kuidas ma steike ette kujutan. Tänaseks seda ei ole juhtunud veel. Aitäh teile, tüdrukud. Kalarannas on uus launch. Mõtlesin, et tahate teada äkki. See on üks koht, kus saab käia nüüd. Ei, seal on uus launch ja seal launchis on tualetis suur neoonkiri, mis ütleb please don't do coke in the bathroom. Kui keegi inglise keelt ei mõista, siis palun ära tee tualetis kokaiini. Nüüd ma saan sellest täiesti aru, aga ma pean tunnistama, et üks kõige alandavam kogemus minu elus on olnud WC ees kokaiini teha. Okei, see oli nali. Mul ei ole kokaiini jaoks raha, ma tegin amfi ja seda vist sees teha, sest selle korda see ühte ei olnud. Boom! Aitäh teile. Üks asi, mis mind selle sõja juures häirib, on see, et inimesed on muutunud nii fucking negatiivseks. Kõik näevad ainult eestlased kogu aeg, ainult halba, ainult kuidas kõik saab untsu minna, kõik saab pekki minna, kõik saab valesti minna. Kogu aeg keskendutakse ainult negatiivsusele. Mina ütlen seda, et praegult eestlastena on täpselt see hetk, kus me peaksime õppima kriisi õigesti ära kasutama. Kus me saaksime kriisist väljuda, olles tugevamad, kuidas me saaksime kindlustada selle, et meie lapsed, lapselapsed räägiksid eesti keelt, levitaksid eesti keelt. Kõik keskenduvad ainult negatiivsusele ja mitte keegi ei ole toonud välja seda, et praegult on parim aeg Läti vallutamiseks. Mitte keegi ei pööra meile tähelepanu, kõigi pilgud on teisele poole, me saame siit selja tagant minna, naksti nad ära võtta ja tugevamatele, 1,5 korda tugevamatele edasi liikuda. Täpselt, keegi, ma olen ainukesena näen midagi positiivset kriisisituatsioonis ja kõik vaatavad viltu. Eestlastele lihtsalt ei meeldi positiivsus. Toon teile kohe veel ühe näite. Toon teile näite lihtsalt, kuidas mina ainukesena suudan olukorras näha midagi positiivset. Selles ma midagi positiivset ei näe, et need fucking peeglid kannikad sügavad need vähepole. Kus mina ainukesena näen mingis olukorras midagi positiivset ja teie kohe olete süüd mingi hakkate vihkama mind. Nii. Sibi! Tead, mis mulle veel rohkem su suust meeldis või? Vaikus. Aga ühesõnaga 2 aastat pandeemiat, kõik head teenindajad töölt ära läinud, kõik head baristajad töölt ära läinud, sest sul ei ole tööd, täiesti arusaadav. Mis juhtub minu jaoks? Kohviku kvaliteedid all, kohvi kvaliteedid all. Ma armastan kohvi, ma armastan head kohvi, hea kohv teeb mu päeva rõõmsaks. Ja järsku, paar kuud tagasi minu kodukohvikus, Fotograafiskas, on kohvi läinud paremaks ja meil on uus töötaja. Ta ei ole sõnagi rääkinud. Ma teen temaga juttu. Tema nimi on Nastja. Ta on Ukrainast. Ta on sõjapõgenik. Ta ootab Eestis, et ta saaks kodumaale naasta. Ühel päeval Nastja tuleb minu juurde ja küsib mult, kas ma tahan Chemexit. Nüüd, kui te ei ole siuksed kohvifännid nagu mina, siis Chemex lihtsalt on väga fancy kohvi tegemise viis. Ta tuleb pakub mulle Chemexit. Mina olen oma kohvisuu juba täis joonud. Ma ei taha enam sellel päeval kohvi. Aga ta pakub mulle Chemexit, ma mõtlen, Nastja teeb hästi kohvi, ma vähemalt maitseksin seda Chemexit. Ja siis ta annab mulle Chemexi ja see Chemex on tassis. Nüüd, kui te mõtlete, mis selles halba on, see on samamoodi nagu keegi tooks teile veini tassis. Sa joo kvaliteetset kohvi tassist, sest pooled maitsed lähevad kaduma. Ma mõtlen, ma ei hakka seda praegu Nastjale ette heitma, tal on suuremaid probleeme. Ta pakkus mulle tasuta kohvi, ma võtan selle vastu, maitsen vähemalt. Ma maitsen seda kohvi
ja see on fucking fantastiline. Olenemata sellest, et ma olen oma kohvisuu juba täis saanud, olenemata sellest, et see Chemex on tassis. See kohv on lihtsalt nii fucking hea. See on üks parim kohv, mis ma olen oma elu sees saanud. Ma ei suuda seda uskuda. Ma naudin seda, ma joon mingi pool tassi ära ja ma hakkan mõtlema, kuidas ma saan naastet tänada, mismoodi ma saan talle väljendada seda, kui palju see mulle korda läheb, et ma nii hea kohvi sellisel ajal saan. Ja te kõik hakkate mind vihkama, kui ma ütlen teile, et ma lähen naiste juurde ja ütlen talle, et I hope this war never ends. Täpselt nii. Täpselt nii. Teine näide. 20 aastat tagasi, kui käisid minu lapsepõlva aja lemmiksõjad, kodusõjad ütleks nende kohta isegi. Mitte, et nad oleks kodusõjad, aga kõige kodusemad. Afganistani sõda, Iraagi sõda, kõik mäletavad. Siis Ameerika Ühendriikide president ütles kuulsa lause. Me ei kauple terroristidega. Terve maailma aplodeeris, kõik olid poolt, muidugi ei kauple terroristidega. Mina üksi 10-aastase poisina mõtlesin, no mis siis, kui neil on räigelt hea pakkumine? Kas siis ka ei kauple? Äkki nad ütlevad, et kuule, lihtsalt kaupleme läbi ja me teeme platsi puhtaks ja lähme ära ja rohkem ei lase ennast õhku. Ja kui 10 minuti jooksul ütlete jah, siis kõik saavad falafelid kaua peale. Aga Ameerikas ütlesid, ei, me ei kauple terroristidega. Ja mis juhtus? Kui te ei ole nüüd siin suured ajaloofanaatikud, siis las ma tuletan teile meelde, et eelmisel aastal Ameerika Ühendriigid, kõige tugevam armee ja sõjavägi, mida on maailma ajalugu teadnud, kaotas Afganistani sõja, lahkus Afganistanist ja jättis Talibanile 70 miljardi dollari eest USA sõjaväevarustust. Me ei kauple terroristidega. Äkki oleks pidanud kauplema. Äkki näeks olukorras midagi positiivset. Terroristid ütlevad kaupleme. Sa ütled, davai kaupleme. Ei, 20 aastat lasid ennast õhku ja võitsid raisk. Ma näen, et teil ei ole nendest näidetest veel küllalt. Ärge muretsege, kallis rahvas. Mul on näiteid veel. Jalutan mina Tallinna tänavatel. Ja ma ütlen kohe ära. Ma olen kõikide sõjavastaste aktsioonide poolt. Pooldan, elan kaasa, tunnen kaasa, sümpatiseerin. Aga üks asi, mis jääb meie kallil rahval tähele panemata, on see, et tihti peale isegi inimesed, kes on sõja vastu, võivad olla üpris lollakad, eks ole. See, et sa oled sõja vastu, ei tähenda, et sa nagu mingi väga terav pliiats oleks, eks ole. Lepime selle asja nüüd kohe kokku. Aga kuna sa oled ka sõja vastu ja tema on sõja vastu, siis sa ei taha lihtsalt tema vastu midagi öelda, sest see tundub ebasümpaatne. Ja siis, mis juhtub, mis on kriis ja katastroof, on see, et meil jääb pika aja jooksul ära tegemata mitu väga head nalja. Täpselt, ma tahaksin seda muuta. Jalutan mina Tallinna tänavatel ja järsku, terviseks härra. Ja järsku, mida ma näen, teise korruse akna peal on 3 A4 silti. Esimese peal on kirjas stop, teise peal on kirjas war ja 3. peal on kirjas now. Ja ma olen väga poolt sellele inimesele, kes selle aktsiooni ette võttis. Ja ma tunnen, et okei, kui sa tunned, et sa oled nüüd enda poolt kõik ära teinud, mis sa saad selle sõja peatamiseks teha. Siis minu ainukene küsimus on see, et nagu see, mis kõik on vaja selle jaoks, et sinu plaan täide läheks, on see, et Vene kindralid jalutavad mööda Graniidi tänavat. Tohoh, stop war now. Mis siis ikka? Lõpetame sõja ära. Kohe. Ja vaata see Graniidi tänava Kati, ega ta ei olnud loll ka vaata. Ta alguses oli jube närvis, ta lihtsalt kiire peaga, ta on sõda, mulle ei meeldi, sõda ei tohi olla. Ja ta pani lihtsalt stop. Ja siis ta mõtles edasi, ta teadis, Vene kindralid, nad võivad õelad olla, aga nad lollid ei ole. Nad näevad kiri stop. Siis ta tuleb, stop what? Sa ei ole öelnud, mille me peame lõpetama. Me lõpetame hoolimise. See on nali, nad lõpetasid ammu. Ja siis Graniidi tänava Kati pani stop war. Aga siis ta mõtles edasi. Vene kindral jalutab, vaatab. Stop war. Aga sa ei ole mulle öelnud, millal ma pean sõja lõpetama. Siis ta pani now. Siis kindral nagu raisk sai meid kätte. Graniidi tänava Kati alati oma 3-sammulise plaaniga vaata, alati tõmbab kurat vaiba alt ära niimoodi. Mul endal juhtus täpselt samasugune asi Ameerika Ühendriikides. Sest ma ei tea, kui paljud teist on käinud Ameerika Ühendriikides. Aga ameeriklased ka, ega nad lollid ei ole. Kui sa tahad Ameerika Ühendriikidesse pääseda, siis
riiki sisenemiseks. Nad teevad sinuga testi. Testi nimi on, kas sa oled terrorist. Alguses nad küsivad sul täiesti tavalisi küsimusi. Tahavad tekitada sinus turvatunnet või nii. Et nemad on nagu sinu poolt. Küsivad nagu sünnikoht, nimi, eks ole, kodakondsus, nii edasi. Sünniaasta. Ma panen 1993. Järgmine küsimus. Kas te olete praegu või olete te kunagi olnud Saksa natsipartei liige? Mina panen ei. Järgmine küsimus. Kas te osalesite 1932. aastal riigihoone mahapõletamises? Mina panen jaa, muidugi osalesin. Fuck, raisk! Kurat! Niimoodi nad mu kätte said. Vaata, ameeriklased ei ole lollid. Nad teavad, et kui sa natsi käest küsid, kas ta on nats, ta ütleb ei. Aga kui sa küsid, kas ta riigihoone maha põletas, vaata, ta ei saa, ta peab jah ütlema, vaata. Ta ütles nii, ja põled sina maha. Kus see alles põles? Oi nii, kurat, see oli hea päev, reisik. Vanad head ajad. Mis mu point on see, et inimesed teevad igast lolli asju. Kui ma Ameerikasse läksin 11 aastat tagasi, siis ma avastasin, et ameeriklastel on sildi fetiš. Nüüd, kui te kujutaksite ette, et te lähete Schnelli parki jalutama ja Schnelli tiigi ümber on aed ja iga aiatüki peal on silt, mis ütleb ära astu tiiki astudes ja seal piisavalt kaua olles ilma hingamata võib tekkida tõsiseid tervisekahjustusi, mille eest ei vastuta kohalik omavalitsus. See on põhimõtteliselt see, kuidas Ameerikas igal pool on, iga muru lapi ümber, kõik on ühesõnaga silt. Mina olen esimest korda elus New Yorgi metroos ja seintel, põrandatel ja metroo ustel on silt, mis ütleb please step over the gap and not into it as you enter the train. Nüüd eesti keeles, palun astu üle vahe ja mitte vahesse, kui sa rongil astud. Nüüd me kõik suudame ette kujutada perrooni ja me kõik suudame ette kujutada, et perrooni ette sõidab rong. Ja nüüd perrooni ja rongi vahele jääb selline ala, mis ei ole ei perroon ega rong. Kutsume seda vahemikuks. 10–15 sentimeetrit, mitte rongi ja mitte perrooni. Selline tühimik seal. Ja nüüd Ameerika metroodes on sildid, et kui su eesmärk on rongil astuda, et sa astuksid üle selle vahe ja mitte sellesse vahesse, kui eesmärk on rongile jõuda. Nüüd täiesti arusaadav, kiidan heaks, olen poolt. Minu ainuke küsimus on see, et kui mitu inimest astus vahesse, enne kui nad otsustasid, et meil on vaja silti. See ei saanud olla ainult üks inimene. Where am I supposed to step? Where am I supposed to step? Should I step on the train? That is definitely going to take me where I'm going. Or should I step into the gap? I don't know. There is no sign. I guess I'm gonna step into the gap. And I go stepping into the gap. There is no sign. Ja siis tema järele oli veel rida inimesi. He stepped into the gap. Now he's gone. But there is no sign, so let's go stepping into the gap. Ühesõnaga, see on silt. Hurraa. Oh yeah. Nii tore naeran siin kellelgi tütarlapsel, ma väga tänan. Ja vabandust, kui ma eeldan, et sa oled tütarlaps valesti. See on üks asi. Seda küll. Üks asi, mis on paari viimase aasta jooksul ka häirima on hakanud, on see, et igasugused uued religioonid on tekkinud, uued uskumused, uued, ma ei tea, toiduharjumused, eks ole, igasugused, meil on veganeid, meil on transsoolisi, umbsoolisi, rabasoolisi, meil on jalgrattureid, meil on nagu, suke nagu, fucking kirju on see pilt, eks ole. Ma olen selle kõige poolt, ma pooldan kõiki uusi nagu identiteete ja asju. Ainuke asi, millega mul on probleem, on see, kui need võetakse mingisuguse paketina, nii et see on kõik nagu nii etteaimatav. See on nagu mingi vegan, loomakaitsja, jalgrattur,
kui individuaalne sa tegelikult oled, kui ma haiban su ühe nagu uskumuse järgi kõik su teised uskumused ära. vaata, ma tahan näha seda, et inimesed päriselt näitaks oma karakterit niimoodi, et nad valivad mingid asjad, mis nagu ei kuulu nii automaatselt kokku. noh, ma tahan näha vegan rassisti. ja vaata, mitte mingit suvalist rassisti, kes on mingi, mulle ei meeldi mustanahalised, mulle ei meeldi pilusilmad. keda huvitab, boring. ma tahan näha veganit, kes vihkab kõiki, kes ei ole muhumaalased. vaata selline nagu, sa oled munn, aga sul on karakterid. mul on see, et mul on respekt lihtsalt selle vastu, ma ei taha sind kunagi näha, aga lahe. ma tahan näha transnaist, kes pooldab Ukraina sõda. jällegi, mina ei ole munn, tema on munn, aga mul on nagu mingi vau, okei, see on nagu põnev, mis ta oma peas kokku pani. kui te ei arva samamoodi, siis te ei arva selles mõttes, et igalühel oma arvamus, see on jumala okei. veel üks lemmik uudis eelmisest aastast või noh, viimase aasta jooksul. Türkmenistani põrguvärav otsustati lõplikult sulgeda. miks see oli lahti? mul on keskmiselt 2 küsimust Türkmenistani põrguvärava sulgemise kohta. küsimus number 1 on see, et miks see oli lahti üldse? ja küsimus number 2 on see, et mitu korda te seda ajutiselt sulgesite? mis diil on Türkmenistanil põrguga? et nad otsustasid, et jaa, paneme kinni muidugi, aga mitte lõplikult. esmaspäev tuleb kolmapäev reede lahti, teisipäev, neljapäev kinni ja nädalavahetusel tuldub. oleme mõistlikud. aga ei, nüüd on lõplikult kinni. keegi filme ka kunagi näinud on või? jaa, nii lahe, vaata, crowdwork hakkab täiega töötama. see on juba 3. kord, see on amazing. Gonna enjoy this one nagu. ole valmis, naisterahvas, kelle nimi on Merli. Yes. üks asi oli mul meeles, la. ühesõnaga, üks asi, mis mul on avastanud filmide kohta, kallis publik, on see, et kui te vaatate filmi lõpuni, nagu täitsa lõpuni, see ongi film läbi. liiga loll nali, ei. ühesõnaga, vaatate filmi lõpuni ja siis tulevad tiitrid, nii. ja igal fucking filmil, vähemalt kui nad on Hollywoodi filmid, ma mingi arthouse ei ole läbi vaadanud. igal fucking Hollywoodi filmil tuleb seal tiitrites ükskord siuke kiri, et filmimise käigus ei tehtud mitte ühelegi loomale liiga. miks te ütlete nii spetsiifilisi asju mulle? lihtsalt täiesti kontekstiväliselt toote lihtsalt ühe fakti mulle, mida filmimise käigus ei juhtunud. ühtegi muud asja te mulle ei kinnita. ainult seda ühte asja. kujutate ette, kui te annaksite oma korteri kellegi kätte kuuks ajaks, lähete reisile või midagi. ja siis tulete reisilt tagasi ja siis ta annab teile võtme, ütleb, selle aja jooksul, kui sind siin ei olnud, mitte ükski inimene, mitte keegi ei pannud su kassikarvu olema. seda ei juhtunud. tšau. see oleks nagu okei, see on väga huvitav spetsiifiline infokild, mis otsustasid mulle välja tuua. siin reisist tagasi olles. vaata, minu unistus lihtsalt on see, et ma ühel päeval vaatan filmi ja film lõpeb, tulevad tiitrid. ja siis tiitrites tuleb filmimise käigus tapeti ära 2 rebast, peksti läbi üks karu, kiusati hirmsalt ühte koeraperekonda, mesilase parv aeti laiali ja üks hobune pasteeriti ära. lihtsalt sellepärast, et me tahtsime. filmis on kohtudraama, ainult inimestega. aga filmimeeskond, siis mõtlesin mingi fuck it, aga teeks midagi lõbusat filmimise ajal. hakkaks loomi piinama. loomapiinamise naljad alati lähevad inimestele peale. toob rahva kokku. ema kirjutas mulle kevadel. see naisterahvas teab traa, see kuradi ema, see on naljakas. ema kirjutas mulle kevadel. millal sa Mähele tuled? siin on hirmuäratavalt palju sinililli. ma ei ole siiamaani julgenud minna. mõtlesin, vaata, mu ema nagu teab mind, eks ole. kui mu ema ütleb, et seal on hirmuäratavalt palju sinililli, seal peab olema sitta kanti sinililli. nagu, sest ma kujutan ette, et ma lähen, eks ole, Mähele, ema hoov on sinililli täis. mul on see, et mingi, päris palju sinililli. ma ei karda. ma lähen Mähele, hoov on sinililli täis, akna peal sinililled, aias on käru ka sinililli täis. ma vaatan, nii palju sinililli, kas mul on hirmus, ei ole, come on.
ma lähen mäele, hoovsinile täis, majasinile täis, katussinile täis, kärussinile, autossinile, mul on täitsa persses, kui palju sinililli. Kas mul on hirmus? Ei ole. aga vaata, mu ema teab mind, mu ema tunneb mind, me teame emaga üle 5 aasta juba selles mõttes, kui tema ütleb, et seal on kuradi hirmuäratavalt palju sinililli, ma kujutan ette, ma lähen mähel inimestele silmadesse suust, purskab sinililli välja lihtsalt. Siiamaani ei ole ema näinud. Loodan, et tal on okei. Kuidas kutsutakse neid, noortel on mingisugune siuke släng termin, mis nende nimed on? Homoabielud. On keegi siit homoabielude vastu ka või? Kuulge, come on, me oleme väga tolerantne publik, kui keegi on, siis te võite lihtsalt tõusta püsti, öelda oma nime ja öelda, mina olen homoabielude vastu. Kõik on nagu omad põhimõtteliselt. See ärge häbenege. No okei, miks ma küsin, siis see fucking järgmine asi saab veits raske olema minu jaoks, aga ma küsin selle pärast, et mina küll olen. Ma lihtsalt lootsin, et äkki mul on keegi kambas selle teekonna jaoks, aga nagu fuck it, siit ma lähen üksi jälle. Aga noh, ilmselgelt ma olin ka ainuke, kes sõjas midagi positiivset nägin. Ma isegi ütlen ausalt, ma isegi ei lootnud enam tegelikult teie. Ma küsisin seda viisakusest, sest mul on veel seda alles jäänud. Aga okei, te ei ole homoabielude vastu ka, selge, homofoobid. Mina olen homoabielude vastu ja mitte sellepärast, miks te arvate? Miks te arvate? Ei, mina olen homoabielude vastu sellepärast, et mina arvan, et kõik, kes on homoabielude poolt, on homofoobid. Nagu teie kõik siin. Ma andsin teile kõigile võimaluse rääkida. Te kõik vaikisite, ehk siis minu raamatus olete homofoobid. Mis raamatus? Mina ei tea, niimoodi öeldakse. Mul ei ole mingit raamatut. Ärge küsige mu raamatu kohta, Jesus Christ. Nii, minul on teismeast saati vähemalt pooled minu kõige lähedasemad, kallimad sõbrad olnud geid. Mul on tänu nendel olnud lõbus. Lõbus üldiselt, jah. Väga lõbus, sellepärast, et geid on, nad on nii palju vabamad, nad on nii palju rõõmsamad, et elavad palju vabalt, me ei sobitu ühiskonna normidesse, me elame oma reeglite järgi, meid ei saa panna mingitesse kastidesse. Nad on tunnistanud mingisugusel hetkel mingit asja, mida paljud teised inimesed on näinud veana, see on olnud neile siukse vabaduse lihtsalt olla ja elu nautida, sellepärast on nende seltskonnas tihtipeale nii palju lõbusam olla. Ja vaata, inglise keeles sõna gei, see tähendab rõõmus. See on sõna, mis reaalselt tähendab rõõmus, eks ole. Kes te kujutate ette, sest kunagi oli nagu kuskil Ameerikamaal, keegi ütles mingi, vaata need mehed, nad üldse nagu ei ole naistega, ei taha nagu naistega elada ega lapsi saada ega midagi. Siis teine ütles, nad peavad küll rõõmsad olema. Saate aru? See on see koht, kus kohast geid tuleb, sest nad ei pea naistega diilida, saate aru? See on nagu nende õnne fucking alus on see, et nad ei pea naistega diilima. Nii. Ja mis nüüd välja tuleb, eks ole, on see, et tegemist ei ole homodega, tegemist on kapi heterotega, eks ole, kes tahavad abielluda. Mis nad ütlevad? Aga meil peavad olema samad vabadused, mis kõigil teistel. Ja vabadused, mitte abielu. Vabandust, abielu ei ole mingi eriti suur vabadus. Tegemist on, las ma tuletan teile meelde, kohustusega, mis kestab, oota, las ma mõtlen, surmani, eks ole. Kas te teate ühtegi abielus inimest, kes kirjeldaks oma abielu sõnaga? Vabadus! Vabadus! Ei, tegemist on kohustusega, mis on raske, kestab surmani, see ei ole mitte mingi õigus. Ja lihtsalt homofoobid, nagu teie, nagu te just tunnistasite, kes ise ei taha üksi kannatada ja üksi lapsi kasvatada, üksi lasteaiakohtasid kinni panna ja makse maksta ja oma maja laenu maksta. Olete mõelnud nagu, miks nendel geidel nii lõbus peab olema? Miks neil ei ole ühtegi kohustust? Miks nad saavad kõike lihtsalt teha ja pidudel käia ja drooge nautida ja lihtsalt elada ja vabalt seksida ilma ühegi kohustusta? Hakkaks neile valetama, et neil ei ole samu vabadusi, mis meil. Äkki saaks nemad ka kirikusse abielluma. Kõik seda hoopis või. Ja nüüd mõned nendest kahjuks narkoimas on uskuma jäänud seda juttu. Ja see ei ole okei. Mina ainukesena seisan oma õiguste eest ja ütlen mitte mingeid oma abielusid. Teine asi on see, et öeldakse, eks ole, homodel ei ole samu õigusi, homodel ei ole samu vabadusi. Vabandust, mis õigust, mis vabadust järgmiseks tahate? Sõjaväkke minna või? 11 kuud Tapal kiilakas olla ei ole kõige suurem vabadus, millest ma kuulnud olen. Siis te kuulete, et keegi on selline, miks mul samu vabadus ei ole? See ei ole vabadus, kohustus. 2 täiesti erinevat asja. Teine point. Ma ei tea, mitmes juba on. Päris mitu head pointi on. Tuleb tunnistada. Objektiivselt, eks ole hinnakas. On see, et öeldakse, et homodel ei ole samu õigusi. Vabandust,
heterotel ja homodel on täpselt sama õigus abielluda. Heterod võivad abielluda vastassoost inimestega. Ja homod võivad abielluda vastassoost inimestega. Täpselt samad õigused kõigil, eks ole. Ei kuule seda, et heterod ütleks, et me tahame abielluda omasooliste inimestega. Ei, kui heterod võiksid omasoolistega abielluda, see oleks ebavõrdne. Ma ütleks ka, et ma olen selle vastu. See ei ole normaalne. Pange need heterod puuri. Ma ei ole heterofoob, ma ei ole heterode vastu mitte midagi. Ma ei taha, et keegi läheksid täna niimoodi, et Aleksander vihkab heterosid. Ei, pooldan heterosid sama palju. Teine point on see. Mul on 13 pointi. Te ei kujuta ette, mis on teiste pointide rekord. Ma kavatsen selle täna murda. Ma kavatsen nüüd öelda 18 pointi, mis mul on. On see, et homodel on juba pikka aega olnud oma versioon abielust. Selle nimi on AIDS. Täpselt nii. Täpselt nagu abielu. See hakkab suure peoga. Jube lõbus on, jube vapka. Hulk inimesi tuleb kokku ja ilgelt hea on. Ja siis sa saad aru, holy fucking shit. See kestab igavesti. Ja täpselt samamoodi nagu abieluga. Siis AIDS ka enam ei tapa. Võtad tablakaid, saad hakkama, eks ole. Aga kas me kuuleme seda, et heterod käiksid ringi ja ütleksid, et me tahame samu õigusi nagu homodel on AIDSi saada või ahvirõugeid saada või? Ei, sest tegemist ei ole vabadusega, tegemist on kohustusega. Jälle, ainukene homode eest kaitsja siin ruumis. Homofoobide keskel lihtsalt, teie kurjade pilkude all. Homoabielud on nagu, ma arvan, et see pointile meeldib eriti. Homoabielud on nagu naiste õigused. See ei ole päris, see on fake, see on scam, eks ole. Kujutate ette neid munne mehi, kes 100 aastat tagasi mõtlesid. No miks me peame kõik töö ise ära teema? Miks me peame ise tööl käima kogu aeg? Mis naised ei pea tööd teema? Ütleks naistele, et neil ei ole sama õigusi, mis meil. Ütleme, et neil on sama vabadusi, mis meil. Ja siis nad veensid jälle, need šovinistid veensid mingid naised ära, et 80 tundi nädalas advokaadina töötada on vabadus, mida neil ei ole. Stress, kuradi munasarjadest saab munapuder ja nagu fucking jälle. Ainuke feministi ruumis, ainukesena kaitsen naiste õigusi ja teie kõik vaatate viltuste silmadega. See ei ole okei. Pealegi, naised on 100 aastat omanud hääletamisõigust. Naisi on rohkem kui mehi. Mis tähendab seda, et kõik siit, mille sees me oleme, on teie valitud. Need viimased inimesed, kellel on midagi öelda, on naiste rahvad. Te lasite šovinistidel tõmmata ennast sellesse auku, et te lihtsalt käite tööl ja hääletate. Ja vaata, mis sita siis seda hääletate. Mu point on lihtsalt selles, et kui homod ei saa abielluda ja naised ei saa tööd teha, siis minu elu oleks parem. See on kõik, mis ma tahan öelda. Mis saab siis, kui nagu... Mis on lahe inimgrupp, kelle ma järgmisena saan sõpradeks võtta? Killustik või? Killustik ei ole inimesed, kasvage suureks, see on absurd, mis te ütlete mulle. Ühesõnaga, käisin Selveris üks päev. Siis ma olen Selveris šokolaadiletis. Valin šokolaadi endale. Ja järsku astub šokolaadiletti täiskasvanud meesterahvas oma väikse 4-aastase tütrega. 4-aastane tüdruk. Kas ma saaksin ka midagi magusat? Aga te ju enne juba saite Agega šokolaadi. Aga see oli meile Agega ju 2 peale. Aga kumb rohkem sai? Age sai rohkem. No hea küll, vali siis midagi. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Nägid, kuidas praegult on nagu see hääl ja nagu näotoon muutsid, kui ta ütles seda. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Ta valetab sulle. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Vaata siia, mees. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Vaata siia, kui ma räägin suga. Ta valet. Mees, ma tunnen inimesi. Ma tunnen inimesi, mees. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Pane käest ära su tumme. Tumme käest ära. Sa ei lase praegu sellel 4-aastasel kõigi ees vaipandal ära tõmmata. Oled mees või ei ole? Age ei saanud rohkem šokolaadi. Pane see tumme käest ära. Viimased 2 aastat on nii rasked olnud. Eestlane võitleb eestlase vastu.
vend venna vastu, naabri vastu, see ei ole okei. Praegult on täpselt see aeg, kus me peaks eestlastena kokku tulema, hoidma üksteist, kaitsma üksteist. Ja ma saan aru ka, siin on kindlasti lapsevanemad, eks ole, teil on lapsed, teil on palju tööd, palju tegemisi, te ei saa pisavalt magada. Te ei pane alati tähele. Kui mingi väike lülma tuleb kõigi ees, täiskasvanud mehed peavad muna alt ära võtta. See ei ole okei. Ma ei salli sihukest asja. Ühesõnaga. Viisin sõpra üks päev hullumajja. Ja ootan, et teda sinna hullumajja sisse võetakse. Ja tekib räige pissihäda. Ja siis mõtlen, et vabandust, mul oleks vaja tualetti kasutada. Ja siis nad ütlevad, et meil ei ole siin tualetti. Ma olen tegelikult päris kindel, et teil on siin tualett. Ja siis nad ütlesid, et okei, et aga ainuke tualett, mida meil kasutada saab, on seal patsientide puhkeruumis. Ja siis mõtlesin, et kõlab nagu tualett, et viige mind sinna palun. Ja siis mingi meesterahvast arst juhatas mu mingisuguse ukseni, tegi ukse lahti, seal on suur patsientide puhkeruum ja siis ta näitab mulle, et täpselt diagonaalis teises nurgas on WC. Siis ma käin seal WC-s ära, tulen WC-st välja, jalutan läbi selle patsientide puhkeruumi, need on kõik siuksed vahvad seal. Ja jõuan siis selle ukseni, katsun ust. Uks on lukus. Siis ma koputan. Koputan kõvemini. Ja siis koputan veel. Ja siis need patsiendid vaatavad niimoodi, et päris naljakas, mis sa proovid teha. Legendaarne. Ja siis ma koputan veel. Ja siis keegi teeb sul ukse lahti, küsib, mis tahad? Ja see ei ole see sama inimene, kes ma enne sinna sisse lasin. Ja siis ma ütlen, et ei, et ma lihtsalt tulin oma sõpra siia tooma. Ma lihtsalt käisin siin korraks nagu pissil, et ma tahaks välja saada. Ma tegelikult tulin oma sõpra siia tooma, kes on seal, et ma lihtsalt käisin pissil korraks. Et ma tegelikult ei peaks siin olema, tulin oma sõpra sinna tooma, kes on nagu seal. Et kui ma lihtsalt saaks välja, sest ma lihtsalt tulin pissile siia. Et ma ei peaks nii üldse olema, et mu sõber on seal, keda ma tulin tegelikult siia. Ma lihtsalt käisin pissil. Ja siis ta vaatab mind sellise näoga ja ma varem ei teadnud, et selline nägu olemas on. Mis ütleb, et see on see, mida kõik mulle siin iga päev. Ja siis ma sain aru, et ma olen nagu natukene täbaras olukorras ja ma ei teadnud, mida teha. Ja siis mul ei jäänud üle mitte midagi muud, kui ma pidin abi küsima oma sõbralt Draakon Kikilt. Ja siis minu sõber Draakon Kiki puhus tulega ukse eest ära ja mina hüppasin Kikile selga. Ja siis me näitasime läbi hullumaja lae ja siis taeva poole ja siis mina sosistasin Kikile kõrva. Nemad arvavad, et meie oleme hullud, aga hoopis nemad on täitsa hullud, sest meie ei ole hullud, me oleme hoopis kõige lahedamad, sellepärast et me elame oma planeedile, mis on Kiki planeet, kus me saame nii palju jäätist, kui me tahame. Meil on kõige lahedam Draakon, mis on 10 000 hektopaskalit, teistel on ainult 700 hektopaskalit. Draakon. Mina olen Aleksander Eeris, suur aitäh teile, ilmselt töötajad. Suur aitäh teile. Suur aitäh. Aitäh teile. Suur aitäh, ilmselt töötajad. Suur aitäh teile.